Hei, tere tulemast tagasi või kui sa oled siin esimest korda, siis tere tulemast. Need, kes te siin juba varasemalt olete olnud, saate ilmselt aru, et pikk paus on sees olnud. Kolimisest saati ei ole YouTube'is midagi toimunud, aga kui sa jälgid mind juhuslikult Instagramis, siis sa tead, mis toimub. Ja ma mõtlesin, et on nüüd viimane aeg ka YouTube'i pere asjaga kurssi viia, sest et tõesti, ma lihtsalt ei ole jõudnud ja kuna praegu on juba suvi ka, siis nii kiire on, aga lühidalt ma ootan beebit. Siin on mõned ultrahelipildid kogu teekonnast, algusest kuni praeguseni. Ja nagu ka Instagramis ei plaani ma hetkel öelda, kus maal ma selle rasedusega täpselt olen. Aga üldiselt kursis hoian ma küll, sest et ma ei taha, et kõik teaksid seda täpselt kuupäeva, täpselt kui kaugel ma hetkel olen. Aga ma ei ütle, et ma seda üldse ei ütle, lihtsalt praegu on selline otsus Nagu öeldud, kuna nii kiire on olnud, siis mul praegu tekkis hetk, et ma reaalselt lihtsalt istusin maha, panin telefoni filmima ja filmin seda suures toas maas istudes. Sellepärast ei ole siin ka praegu mingit ülihead valgust on külje pealt, nii et kui ma siit olen pime, siis ma loodan, et midagi ikkagi veits näete. Ja ma loodan, et see on vaadatav, sest ma mõtlesin, et see on parem kui mitte midagi. Ma ei ole oma kaamerat puutunud mitu kuud, akud on kõik tühjad ja laadima ma ammugi ei ole jõudnud midagi panna, sest et mul ei olnud üldse plaanitud see filmimine, nii et anname selle andeks. Alustuseks kohe siis nii palju ka, et kuna praegu on suvi ja Peili on terve suve kodus, siis on tõesti kiire ja nii palju toimub, et kui sa tahad päriselt olla regulaarselt kursis, mis toimub, siis ma soovitan sul minna Instagrami mind jälgima. Konto on siin. YouTube'i ma üritan, ma annan endast parima, aga see võtab nii palju rohkem aega, et ma ei anna mingeid lubadusi hetkel, kuigi ma nii väga tahaks. Ma siin siis mõtlesin, et ma jutustaks teile, kuidas siiamaani läinud on selle rasedusega. See on minu 5. rasedus ja räägiksin teile siis mis toimunud on, kuidas läinud on ja kombineeriks siis esimese trimestri siia ühte videosse kokku. Nii et kokkuvõtlikult tuleb siit siis minu esimene trimester. Ja mina loen siis esimest trimestrit lõppenuks alates 14. nädalast või et teine trimester algab 14. nädalast ehk siis 13+0 ehk siis ma katan alates algusest kuni 13+0 rasedusnädalani, kuidas siis läinud on ja mis toimunud ja nii edasi. Kerides siis aega tagasi. Ma sain sellest rasedusest tegelikult teada siis, kui me olime märtsi lõpus, aprilli alguses Egiptuses. Ma teadsin, et sellel reisil on mul võimalik rasedust testida, seega ma pakkisin endale rasedusteste kaasa. Ja kuna mul on olnud kopsuarteri tromb, siis ma teadsin, et ma pean lihtsalt igaks juhuks kaasa pakkima ka mõned süstlad, verevedeldajad, kuna see on ikkagi pikk lennureis. Et juhuslikult, kui ma jään rasedaks, siis ma pean tagasi tulles lennukis tegema endale selle verd vedeldava süsti, sest et ma pean olema nende süstide peal terve raseduse. Ja ma ausalt öeldes ei uskunud väga, et ma rase olen, sest et mul ei olegi mingit head põhjust. Lihtsalt see usk hakkas vaikselt ära kaduma, sest et ma olin ju letrosooli peal ka
ja arst oli just ka öelnud, et kui ma nüüd 3 kuud letrosooli võtan, et siis 3 kuu jooksul ma peaksin rasedaks jääma. Ja sel hetkel oli siis täpselt see 3. kuu lõppemas. Nii et mul oli see lootus kuidagi nagu, et kui siiamaani pole juhtunud, siis see kuu ei juhtu ka. Aga meie õnneks sain ma siis need esimesed 2 triipu. Ma ei võtnud sinna väga palju teste kaasa. Või kelle jaoks on väga palju, see on üsna siuke subjektiivne. Aga mul oli kaasa pakitud siis paar seda odavat Amazoni testi, paar Clearblue varajast seda plussiga testi ja siis 1 digitaalne test. Ja ma jätan see pildid ka, millised need esimesed testid siis olid. Ma arvan, et see oli 9 päeva pärast evolutsiooni äkki, kui ma sain need esimesed triibud, mis olid tegelikult üsna hästi näha. Ja siis järgmised päevad testisin veel ka natukene, et lihtsalt näha, et need triibud kas või natukene lähevad tumedamaks. Et siis ma vähemalt tean, et hetkel on kõik hästi. Ja nagu mainisin, siis tagasilennuks tegin endale selle süsti, trombi ennetava süsti, võib siis öelda verdedeldava süsti. Ja seal nagu rohkem midagi ei toimunudki. Siis kui ma Eestisse jõudsin, siis ma olin palunud mehel vahepeal minu arstile helistada, sest arstiga jäi siis kokkulepe, et kui ma saan positiivse testi, siis me võtame temaga kohe ühendust ja siis ta kirjutab mulle kohe Clexane, mis ongi siis see verdedeldav süst. Kirjutab mulle Clexanet välja ja kirjutab mulle igaks juhuks ka progesterooni. Progesteroon, ma sain siis sellised väiksed tabletikesed, kapslikesed, mida oli vaja siis tuppe panna 3 korda päevas. Ehk et kuna Egiptusest Eestisse helistada on päris kallis, siis ma palusin mehel seda teha ja arst tegi mulle kohe retseptid ära ja mees ostis nad välja. Nii et kui ma Eestisse jõudsin, siis ma hakkasin koheselt kasutama progesterooni ka ja jätkasin siis Clexanega. Clexanega on siis niimoodi, et jällegi, kes teavad, nüüd juba teavad, see on see, mida ma pean võtma terve raseduse, mida on süstima õigemini terve raseduse, need süstid käivad kõhtu. Need ei ole väga toredad ja neid siis kogu rasedus pluss 6 nädalat pärast sünnitust terve selle aja igapäevaselt süstima siis. Tehtav. Kui peab tegema, siis peab tegema. Kui vaja, siis vaja. Pigem see, kui see, et mul mingi tromb tekib jälle. Pigem mitte. Ja progesterooniga seda ma pidin võtma kuni 12. nädalani ehk päris pikalt. Ma sain rasedusest teada juba enne 4. nädalat, nii et ma hakkasin päris varakult nagu selle kõigega pihta. Aga jällegi ei ole kõige toredam, sest see progesteroon kuidagi nagu osa sellest tuleb välja, see ei püsi nagu alati täielikult sees ja siis see määrib ju täiega ja 3 korda päevas, ühesõnaga pesukaitsmeid pidi alati hunnikus kaasas olema. Siuke nagu pigem teen neid süste, sest et see süst on nagu 1 kord päevas esitaks ja teed selle sutsu ära, okei, on küll räigelt valus ja jääb sinikas, aga vähemalt ma ei pea selle pärast päeva jooksul rohkem mõtlema, vaid see on lihtsalt tehtud. Aga siis Eestisse jõudes ma käisin paar korda verd andmas, ma pakun, et äkki 3 korda, äärmisel juhul 4 korda, ma täpselt ei mäleta, et mõõta HCG-d, sest et see HCG alguses näitab päris hästi ära, kuidas see pisikene imetillukene lootekene seal kasvab ja ma lihtsalt tahtsin näha, et see tulemus 2-kordistuks iga 48 tunni tagant. Kui rasedus on veel nii väike, siis ta peaks seda tegema. Ja näiteks see 3. rasedus, mis mul hästi vara pettus, sellega need esimesed veretestid näitasid kohe ära, et HCG ei 2-kordistu ja ma nagu veits juba kartsin, et see rasedus ei jää püsima. Ehk siis selle rasedusega HCG tõusis väga ilusti, tõusis nii nagu pidi ja kui ma ükselt siis nägin, et iga kord ta kenasti tõuseb, siis ma otsustasin, et rohkem verd ei anna. Ta aitab küll. Ja minu esimene visiit oli siis 6+5 nädalal.
see oli Confidos, sest et ma tahtsin kliinikumi ühte kindlat ämmaemandat ja selle ämmaemanda juurde olid ajad alles mai keskel ja aprilli alguses sain mina teada vist, jah. Nii et selleks hetkeks oleks mul olnud juba nii palju nädalaid, et ma oleksin ennast vist hulluks muretsenud. Ehk siis ainuõige otsus oli minna Confidosse ja 6+5 nädalal ma sinna siis läksin. Vaatasime siis ultraheliga, kõik oli super hästi, vastas ilusti nädalatele, süda lõi ja sain pildi ka. Jätan selle pildi siia, sest et sellel visiidil ma paberi peal pilti ei saanud. Osad masinad Confidos prindivad, osad ei prindi. Nii et see masin ei printinud kahjuks, aga kõik oli hästi. Nii et see nii-öelda esimene suur siuke nii-öelda takistus, mitte takistus, vaid nii-öelda murekoht oli ületatud, et kas me üldse jõuame sinna, et süda lööb, et kas ta nii-öelda elab seal see pisikene väike ime. Ja kuna mul on väga nii-öelda komplitseeritud ajalugu rasedustega, siis me leppisime selle ämmakaga kokku ka, et ma võin alguses käia iganädalaselt ultrahelis. Et esiteks see hoiab minul nagu nii-öelda stressi maas, pluss korra nädalas ei ole midagi nii-öelda konti murduvat, kui ma käin 10 minutit visiiti iga kord, vaatame lihtsalt, kas kõik on hästi. Ja me nii lihtsalt otsustasime, kuna riskirasedus, siis ma ei oleks kannatanud ära kuu aega järgmise visiidini, kuna need rasedused on mul nii erinevatel aegadel peetunud ka, siis tundus õige silm peal hoida. Nii et järgmine visiit oligi mul siis Confidos 7+ midagi, ma täpselt ei mäleta, aga mul vist on siin 7. nädala ultrahelipildid äkki. Ja siin on 7+5, aga siin on 7. nädala ultrahelipilt. Oli juba nii palju kasvanud selle nii lühikese ajaga. Ja siin on teine ka, aga siit ei ole vist päris nii hästi näha. Ja 7+5 nädalal ta oli siis 1,4 sentimeetrit. No imepisike väike täpikene on ju. Seal oli ka kõik hästi, nagu näha, beebi oli kasvanud, süda lõi ilusti tugevasti ja kõik oli super. Aga muidugi me ikka veidi muretsesime, sest et 4. rasedus peetus 8+5. Nii et kui ma ei eksi, siis mul oligi siis uus ämmaka vastuvõtt. Aga sellega oli siis niimoodi, et mul ei olnud alguses üldse paha olla. Mul oli väga hea olla, mul ei olnud mingit iiveldustega midagi või väsimus ikka, on ju. Aga mul tekkis iiveldus ja paha olla kuskil siuke 7. nädala keskel. Ja kestiski umbes siuke nädal aega. Mul oli hästi paha olla. Mul oli nagu süda täiesti nii paha. Ma ei suutnud üldse süüa hommikuti, ma ei suutnud ennast voodist püsti ajada, sest ma teadsin, et mul hakkab kohe nii halb. Ma vedelesin ainult diivanil. Aga siis üks hetk ma ärkasin hommikul üles ja iiveldus oli kadunud. Nagu 0 märki iiveldusest. Nii hea oli olla. Ja siis ma mõtlesin, et pekki, nagu nüüd juhtus sama, mis eelmine kord. Sest 4. rasedusega oli ka täpselt nii, et mul oli hästi paha, nagu nii paha. Ja üks päev oli hea olla. Ja siis hiljem ultrahelis selguski, et sama päev, kui mul oli mega hea olla, järsku sel päeval oli siis rasedus peetunud. Nii et siis ma mõtlesin, konkreetselt sellel päeval ma mõtlesin nagu korra, et nüüd on kõik läbi. Nüüd me oleme jälle samas kohas tagasi, kus eelmine kord, et rasedus on jälle peetunud. Aga õnneks oli mul siuke 3-4 päeva hiljem siis see uus ämmaka visiit Confidos. Ja ma vist ei ole kunagi nagu kõvemini hinge kinni hoidnud kui siis. Sest ma nagu päriselt kartsin halvimat ja nii vara, et ei tea ju ka, on ju. Aga õnneks süda lõi ilusti. Beebi oli kõvasti kasvanud ja kõik oli hästi. Nii et selle rasedusega mul on tegelikult siiamaani olnudki niimoodi on and off seda iiveldust.
et siis mul vahepeal jälle mõni päev iiveldas ja pikalt mitte, aga enam ei olnud nagu seda pikka iiveldust, et alguses mul iiveldas nagu nädal aega järjest, aga siis nagu hakkas paremaks minema, et vahepeal jälle paar päeva iiveldas, siis pikalt oli okei ja hakkaski niimoodi seda iiveldust ainult paari päeva kaupa, et midagi nagu crazy't ei ole, sest Bailey'ga esimene rasedus ja Lunaga teine rasedus oli niimoodi, et mul iiveldas alates 7. nädalast kuni mingi 16.–17. nädalani igapäevaselt, ehk et nagu iga päev nii kohutav olla. See oli midagi väga hirmsat, ma ei soovi seda mitte kellelegi. Nii et seekord on olnud hoopis teistmoodi ja ei ole üldse olnud nagu esimese 2-ga. Aga siis seal 8+ midagi 5 äkki nädalal, kui ma seal ultrahellis käisin, ämmaka siis kinnitas, et kõik on hästi, süda lööb, beebi on kasvanud. Nii et saime natukene jälle rahulikumalt hingata. Ja siis hakkas kohale jõudma lõpuks see aeg, kus mul oli aeg minu ämmaka juurde kliinikumi lõpuks. See oli siis 9+ midagi nädalal. Ja seal me siis rääkisime alguses pikalt, kuidas läinud on, bla bla bla. Ja tegime siis ka ultraheli. Beebi jällegi oli ilusti kasvanud. See oli siis nii-öelda see teine siuke keeruline koht nii-öelda sellel teekonnal, sest et eelmine kord 8+5 oli täpselt see aeg, kus oli peetunud. Seega see 9+ midagi nädal ultraheli oligi nüüd täpselt see, et kas me oleme nagu siit edasi jõudnud seekord, et kas me jõuame siit kohast nüüd kaugemale. Ja õnneks kõik oli hästi. Beebi oli nagu uskumatult suur juba, kuidagi alguses nad kasvavad nii mühinal. Ma jätan siia ka pildi, sest et mul on igast nädalast üks ultraheli pilt. Tere tulemast riskirasedusse. Ja sain siis ka kinnitust, et kõik on hästi, ilusti nabaväet oli näha ja kõik oli super. Ja siis hakkasid asjad korraks minema hirmsaks, ütleme nii. Kui mul see 9. nädala visiit oli, siis me panime paika ka Oskari aja ja see pandi siis täpselt minu mehe sünnipäevaks. Ehk siis natuke siuke stressirohke, et mis siis, kui nagu Oskarist tuleb välja, et kõik ei ole hästi, on ju. Et siis on nagu sünnipäev ka nagu siuke on ju, kuidas me tähistame siis, kui endal on nagu nii kurb olla. Aga see selleks. Vahepeal juhtus väga palju. Paar päeva peale seda 9. nädala visiiti ma ärkasin hommikul selle peale, et aluspesu oli kenasti verine. Ja te võite juba arvata, mis tunded minu sees olid. Süda niimoodi puperdas, sest et 3. rasedus, selle nii-öelda katkemine algaski sellest, et tekkis veritsus. Ma olen vist nagu nii palju erinevaid situatsioone juba läbi elanud, et ma kardan alati nagu halvimat, aga loodan parimat. Ühesõnaga, seda verd ei olnud nagu hullult palju, aga see ei olnud ka nagu paardilke väike määrimine, nii et hommikul kohe jooksin EMO-sse. Ja EMO-s siis vaadati ja öeldi, et kõik on hästi. Jällegi ultraheliga kontrolliti üle, et süda ilusti lööb, on ilusti kasvanud. Selleks hetkeks oli vist juba 10 nädalat äkki täis või midagi siukest. Vist oligi napilt 10 nädalat. Või oli 9+5 või 6 ja vastas 10. Ühesõnaga, ultrahelis ma mäletan mõõdeti 10+ midagi. Et ta vist oli natuke suurem nagu kasvult kui menstruatsiooni järgi nii-öelda. Ja vaadati siis üle, üritati leida nii-öelda seda veritsuse põhjust, aga mingit hematoomi ei leitud. Ja selleks hetkeks, kui ma kohale jõudsin, ei olnud nii-öelda aktiivset veritsust ka enam, et nad nägid, et seal oli, aga oli nagu juba kinni jäänud nii-öelda, et ei voolanud sealt mingit nagu uut verd. Ja siis saadetigi lihtsalt koju ja öeldi, et kui järgi ei jää või kui hullemaks läheb, siis muidugi tagasi tulla. Paari päeva jooksul siis õnneks jäi see järgi. Tuli ainult siukest pruunikat veritsust, aga 2, 3, 4 päeva hiljem tekkis sama asi siis uuesti. Ja ma lendasin uuesti EMO-sse.
ja seekord ma ärkasin mingi kell 3-4 öösel üles ja vaatasin, et nagu come on, nagu jälle veri ja ma mõtlesin, et ma ei suuda hommikuni oodata, et ma pean käima enne EMO-s ära. Mul oli veel samal päeval tulemas ämmaemanda aeg, aga ma mõtlesin, et nagu ma ei suuda niikuinii magama jääda praegu. Ma käin ära, nagu vahet ei ole, mul ei ole kliinikum nagu väga kaugel, pigem lähen. Ja läksin, käisin ja õnneks leiti mulle arst, sest alguses öeldi, et neil ei ole valvegünekoloogi, et kui kõik arstid parasjagu keisril on või kui kedagi ei leita, et siis ma pean lihtsalt koju minema. Et nii väike rasedus, keegi midagi teha ei saa niikuinii. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, tore, vaatame siis. Ja õnneks nad leidsid mulle arsti, arst vaatas üle ja jällegi kõik oli hästi ja keegi ei tea, miks see veritsus oli tekkinud. Samal päeval ma siis tegelikult pidin olema söömata joomata, et anda uriini ja vereanalüüsid, aga ma lõpuks mingi kell 6 hommikul murdusin ja sõin, sest magada ma ikka ei suutnud, sest ma olin juba nii pikalt üleval olnud, et ma palusin mehel mulle hommikusööki teha ja ta tegi, ma sõin. Ma kusjuures selle uriinianalüüsi tegin öösel kell 3-4 ära, sest ma tegelikult nagu mõtlesingi, et ma ärkasingi tegelikult selle pärast öösel, et mul oli nii suur pissihäda. Ma teadsin, et ma ei kannata hommikuni oodata, et ma teen selle pissiproovi nagu kohe ära. No ja siis ma leidsin selle vere, aga pesin ilusti ära, panin korra vati tampooni ette ja tegin uriinianalüüsi ära, et vähemalt see on tehtud, Aga hommikul siis, kui ämmaka juurde läksin, seletasin talle olukorda, ta ütles, et ta juba luges, mis nagu toimus öösel. Ja ütles lihtsalt, et teeme vere homme uuesti, nagu homme, et pole hullud, täiesti arusaadav. Ja ta hakkas nagu ultraheli ei hakanud tegema, sest ma oli just tehti paar tundi tagasi öösel. Ja järgmine päev siis paastusin jälle hommikul ja läksin, andsin verd. Õnneks kõik need vere- ja uriinianalüüsid tulid väga kenasti tagasi. Midagi nagu pahasti ei olnud, kõik see veresuhkur ja asjad olid ka normis. Nii et juba rääkisin ämmakaga ka, et seda GTT-d ei pea praegu 16. nädalal tegema, kui just ei teki mul mingit väga järsku, väga äkilist kaalutõusu, mis võiks sellele viitada, et mul on gestatsioonidiabeet. Aga et hetkel veresuhkru põhjal, mis nad võtsid, ei tundu, et oleks vaja. Mis on väga super. Sealt edasi oli siis nii, et mul oli kuskil seal 10+ midagi, 10+5 äkki. Oli ämmaka jälle Confidos. Ma isegi ei mäleta, miks ma selle 10. nädala aja panin, aga juba siis mul oligi see, et kuna mul oli neid veritsusi nagu nii palju ja mul enda järgmine aeg oli alles Oscariks, siis ma mõtlesin, et ma panen vahepeal sinna aja, et las nad vaatavad lihtsalt ka, et kas nagu vahepeal on kõik okei või mitte. Et ma ei taha Oscarisse minna nii, et ma saan sealt nagu kehvad uudised, et mitu nädalat tagasi on juba peetunud või miskit. Ja siis seal oli ka kõik imeilusti. Beebi oli jällegi väga palju suuremaks kasvanud ja me otsustasime mehega ka, et kuna kõik on siiamaani okei olnud ja oleme kohe 11. nädalas peaaegu, et teeme tasulise Niptify. Miks just tasuline ja mitte oodata Oscarini, sellepärast, et esiteks, kuna meil on nagu niigi keeruline olnud see kogu teekond, siis vähemalt minu puhul, mis mind hoiab nii-öelda rahulikuna ja ratsionaalsena, on info ja teadlikkus ja teadmised. Ehk et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma saan nagu olla chill nii-öelda. Mida rohkem on seda teadmatust, seda rohkem on ka seda nii-öelda stressi, et nagu what if või nagu mis siis, kui. Aga kui ma tean, siis ma saan olla rahulik. Ma ei tea, ma loodan, et te saate aru, mis ma mõtlen, aga minu jaoks nagu info ja teadmised ja teadlikkus on parim nii-öelda ravi sellele stressile ja pingele ja muretsemisele. Ehk me otsustasime, teeme Niptify ära. Me saame kohe teada kõik need kromosoomide riskid, loodetavasti siis mitte riskid nii-öelda, ja kui me lähme Oscarile ja sealt tuleb välja mingi risk, siis me saame juba öelda, et meil Niptify tehtud, ei olnud riski. Sest Luunaga näiteks oli niimoodi, et me läksime Oscarile ja Kuklavoldilt oli vist mingi kehv mõõt ja siis saadeti tasuta Niptify'le ja see Niptify ei leidnud siis midagi.
et see ootamine, kui sulle öeldakse, et ja mingi taunirisk on ülikõrge, on ju, ja siis sa oled seal, et okei, mis nüüd saab jälle. Ma mõtlesin, et ennetame seda olukorda ka, et isegi kui seal masinas midagi mõõdetakse paar millimeetrit siia-sinna, et siis on nagu kindel, et me juba teame. Nii et tegingi siis Niptify ära, vastused tulid juba ruttu mingi 4 päevaga äkki, aga ma käisin Niptify enda laboris tegemas ka ja seal öeldakse, et tulebki rutem, sest et see veri seda verd ei pea kuskile saatma, et nad teevad selle testi nagu seal koha peal. Ja kõik riskid tulid madalad, mitte midagi rohkemat ei leitud ka. Nad küsivad, kas tahate neid juhu leida ja midagi ka. Et mitte miskit ei leitud ja kõik tuli väga ilusti tagasi. Ja saime siis pisikese beebisooga teada, mida ma hetkel ei ütle. Me oleme otsustanud seda veel veidike aega enda teada hoida, aga jällegi hoidke Instagramis silmad lahti. Kui me üks hetk otsustame öelda, siis ilmselt esimesena ikka sinna. Aga saime siis soo teada. Pärast seda oli mul siis ka veel kord seda veritsust ja siis ma mõtlesin, et ma ei jookse kohe erakorralisse, vaid ma helistan ämmakale, et kas ta saab mu lihtsalt see päev vastu võtta. Nagu lihtsalt korraks, sest et keegi niikuinii teadnud, millest need veritsused põhjustatud on ja miks need tekivad ja kuna need ei olnud väga suured, siis mulle justkui tundus, et see on sama, mis eelmised korrad, et sellega ei ole nagu kriitiline, aga samas ma ei suuda ka seda, et veritsus suvamaa on kodus, on ju, loodame, et kõik on hästi, vaid ma ikkagi tahtsin, et ta vaataks üle. Nii et ämmakas sai mu õnneks vastu võtta päeval ja vaatas siis ka ultraheliga. Kõik oli hästi ja siiamaani keegi ei tea, millest nad olid. Alguses oli pakkumine, et äkki võib olla sellest, et kui juhuslikult platsenta asub emaka kaela ees, mis oleks väga paha. Et siis sellest võivad tekkida sellised väiksed veritsused, kui see platsenta veits liigub ja kasvab. Aga siis Oskaris vaadati see platsenta üle ja platsenta ei olnud seal ees, nii et see ei saanud olla sellest. Nii et hetkel see parim pakkumine on lihtsalt sellest, et kuna ma teen Clexane süste, mis vedeldavad verd, siis äkki kuidagi see vedel on veri ja see emaka kasvamine ja rasedus ja kõik see lihtsalt tekitas mingeid väikseid verejooksusid. Ja sealt edasi ootasimegi siis Oskari aega ja me jõudsime sinnamaani, me jõudsime selle rasedusega Oskarini, mis oli järgmine siuke väga suur samm jõuda sinna esimese trimestri screeninguni. Hästi tore arst tegi seda. Me ootasime seal ukse taga, ma arvan, et pool tundi, sest me olime 10 minti varem kohal ja aeg läks 20 minti üle, seega ma vahepeal käisin juba ämmaka ukse taga, et kuule, kas ma olen õiges kohas üldse? Sest et Lunaga ma käisin tegemas ultraheli kliinikumi B-korpuses, B2, mis on siis see naiste kliinik, aga nüüd on neil seal kõrval C-korpus, mis on siis perekeskus ja seal tehakse ka nüüd neid ultrahelisid, seega me läksime nagu uude kohta ja ma läksin vahepeal küsima, et kuule, on õige uks, kus ma ootan, aga siis pärast tuli välja, et jah, teistel läks lihtsalt kauem. Aga selle ajaga ma olin oma vererõhu juba veits kõrgemale saanud. Ühesõnaga, Oskar tehniliselt võiks öelda, et läks hästi. Vererõhk mul oli see hetk veidi kõrgem, aga mitte midagi nagu crazy't. Ma olin seal pool tundi juba stressanud ka, et kas ma saan juba sisse, kas kõik on hästi ja nii edasi. Ja nii kui ta selle ultraheli masina sinna kõhu peale pani, siis kohe oli näha, et beebi liigutab ja siis oli okei, kõik on korras praegu. Ja mingeid kromosoomiriske välja ei tulnud ja kuna Niptify on ka tehtud, siis see nagu kinnitas seda. See arst justkui ennustas beebi sugu ka, et ta ütleski, et nii vara ei ole nagu otseselt sugu veel võimalik määrata, aga poisid ja tüdrukud kuidagi nagu arenevad sel ajal nagu erinevalt veidi, et siis on võimalik nagu aimata. Ja tema siis pakkus ka seda sama sugu, mis meile Niptify ütles. Et ta ütles, et jah, tundub küll seda moodi. Ja mis siis Oskarist välja tuli, on minu preeklampsia risk.
kes teavad, siis juba teavad, aga need, kes ei tea, meie teine tütar, Luuna, tema suri 25. rasedusnädalal preeklampsia tõttu. Ehk mul tekkis nädala 2 väga raske preeklampsia, millele mul riski ei olnud ja nii vara see tavaliselt üldse ei teki. Ja kahjuks beebi suri. Mina olin pärast mitu nädalat haiglas, sest mu organid ütlesid kõik üles. Nii et me kõik teadsime, nii mina, meespere kui ämmaemand, arstid, et preeklampsia risk ilmselt tuleb. Küsimus oli lihtsalt, et kui suur see risk tuleb. Ja kui eelmise rasedusega oli see risk umbes 1/500, siis selle rasedusega tuli preeklampsia risk 1/4. Ehk et see on nagu väga suur risk. Ja siis öeldigi, et kohe aspiriini võtma. Nüüd ma olen tublisti võtnud igapäevaselt aspiriini, mis on ka nagu verevedeldaja põhimõtteliselt, ehk siis ma olen nagu topelt verevedeldajate peal. Ja aspiriini vist pidi võtma kuni 36. nädalani või midagi sellist, kui me nii kaugele jõuame üldse. Ei tea, vaatame. Aga iga õhtu enne magama minekut siis 1 tablett aspiriini ja see justkui peaks üsna hästi preeklampsiat ära hoidma. Nii et ma väga loodan sellele. Ma hoian pöidlad pihus. Ja loodame, et seda preeklampsiat ei teki üldse ja kui tekib, siis ma südamest loodan, et kuskil seal 30+ nädalal, et jõuaks vähemalt 30. nädalani ja siis oleks juba nagu pigem hea seis. Muidugi oleks imetore, kui me sellest preeklampsiast üldse seekord mööda suudaksime hiilida. Aga seda näitab aeg. Me teeme hetkel lihtsalt kõik, mis me saame. Nii palju, kui me teame, saame me teha. Ja lihtsalt oleme nii positiivsed, kui saame ja loodame, et kõik läheb seekord hästi. Pärast Oskari visiiti läksin me siis ämmaka vastuvõtule, kes vaatas siis ka üle ja rääkis, mis leiti, mis see preeklampsia risk nii-öelda nagu tähendab meile, on ju. Ja lihtsalt nii-öelda vestlesime. Ja siis oli lõpuks see aeg käes, kus ta võttis mu rasedakaardi kätte. Juhu! Ja ma sain endale lõpuks rasedakaardi. Täitsime sellega ilusti ära. Ja ma sain selle lõpuks enda kätte. Et seal 9. nädalal ta korraga juba täitis veits, aga kohe kätte ei andnud, et siis seal pärast Oskarit ma lõpuks sain. Ja et mul on nüüd rasedakaart, mis on ka siuke, et tore, et me oleme sinnamaani jõudnud. Minu 3. rasedakaart, 5. rasedus, loodetavasti teine beebi, kes sünnib elusalt. Ja et jah, siiamaani on läinud väga niimoodi sündmuste rohkelt, võiks vist öelda, et nii palju on toimunud, see rasedus on olnud siuke keeruline, küllaltki stressirohke. Põhiliselt seda stressi tekitaski alguses need veritsused, et kui sinna 10. nädalani oli kõik tegelikult nagu okidoki, et oli muidugi siukest väikest muretsemist, et mis siis kui peetub, need esimesed nädalad on ju eriti nagu kriitilised tahaks öelda, et siis on nagu veel suurem šanss. Et jah, siuke ei ole olnud kõige lihtsam. Aga me oleme jõudnud juba üsna kaugele. Ma ei ütle täpselt kui kaugele, aga mul oligi just tegelikult täna ämmaemanda visiit Confidos. Oskarist on nüüd ma ei teagi täpselt, kui palju möödas. Mõnda aega on möödas. Ja ma sain täna ilusti pildi ka. Sellise pildi. Ta on juba nii suur, aga ämmakas teda täna enam ei mõõtnud, sest ta ütles, et pärast Oskarit nad väga ei mõõda enam. Nagu niimoodi ämmakad ei mõõda, et seal suures 20. nädala ultrahelis, et seal nad ilusti vaatavad. Aga et silma järgi on näha, et on ilusti kasvanud ja süda lööb. Ja liigutas ka hästi palju. Mul ei ole vist ühelgi visiidil kunagi nii kaua aega läinud, sest ma pakun, et 15 minutit äkki ämmakas selle ultraheliga otsistada nii-öelda või ajastada taga, ütleme nii, et ta tahtis mulle ilusat pilti saada, mis on täiega nunnu.
aga see pisike kogu aeg liigutas ennast eest ära ja siis ta keeras ennast selja ette ja siis ta keeras näo ette ja ühesõnaga, nii kui me ta nagu korra tundus, et saime ilusti, siis ta jälle tegi midagi, siis ta viskas silda ja sirutas ja igasuguseid toredaid asju. Et mul oli täiega tore vaadata 15 minutit, kuidas see väike pisikene seal askeldab ja ma pidin täiega naeru tagasi hoidma, sest et üks hetk täpselt ämmakus oli mingi davai, nüüd ma saan pildi ja siis ta sirutas ennast täiega välja ja ma olin mingi nagu come on, nagu teeb koostööd meiega et lõpuks me saime siis ühe pildi, see on veits udune täpselt sellel põhjusel, et me ei saanud temast ilusat pilti, aga pigem sihuke udune pilt mälestuseks, kui see, et üldse mitte pilti. Nii et tänane möödus siis niimoodi. Ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani ka, kus ma juba tegelikult paar nädalat olen ta Doppleriga üles leidnud. Mul on see kodune loote Doppler ja selle koha pealt siis nii palju, et osad ämmakad pooldavad selle kasutamist, osad ma tean, et üldse ei poolda selle kasutamist, aga mina olen seda meelt, et kui see aitab mul nii-öelda nagu seda nii-öelda stressi ja pinget maandada, siis miks mitte. Nagu kui see korra 3 minutit, et ma kuulan selle Doppleriga, et süda lööb, aitab mind siis, kuidas see saaks halba teha. Praegu on täpselt see aeg, et liigutusi ei tunne veel, on ju. Ja järgmine ämmakavisiit on mul alles kuskil juulis. Ehk et mis ma siis teen vahepeal, on ju. Ja see Doppler aitab mind nii-öelda nagu, aitab mul rahulikult edasi minna. Muidu ma oleksin ilmselt mingisugune väike stressipundal siin ja mõtleksin, kas kõik ikka on hästi. Ja siis ma vahest võtangi lihtsalt Doppleri välja, kuulan korra, kõik on hästi, yes, väga tore on ju. Saan jälle natuke aega rahulikult olla. Et minu jaoks siuke, nagu hädavajalik praegu sellise ajalooga, et esimese ja teise rasedusega ei osanud nagu üldse selliseid kõiki asju karta, on ju, surnult sünd, peetumised, katkemised, kogu kupatus, preeklamps ja et nüüd on nagu see mindset nagu hoopis teine ja kui ma saan ennast veidikenegi aidata sellega, et see Doppler mind rahulikuna hoiab, siis ma kasutan seda Dopplerit. Aga esimese trimestri ma arvan, et võtab kogu see väike jutt võtab selle päris hästi kokku. Ja nüüd me oleme teises trimestris, mis on imetore, siit ainult edasi ja eks me võtame nii-öelda päev korraga, üks päev korraga. Iga päev, mis me nii-öelda edasi lähme, on suur samm. Ja järgmine verstapost on siis see 20. nädala ultraheli. Seal saab jälle kindlasti nii-öelda natukene seda südamerahu, et kas kõik on hästi, kuidas kasvuga on, kogu see platsenta verevarustus ja muu selline. Ja siis hakkame lihtsalt pöidlaid hoidma, et preeklamps ja ennast ei ilmuta. Ma juba rääkisin ka ämmakaga, et ma väga-väga tahaks alates sealt 22, 3, 4 nädalat tihedamaid visiite või siis vähemalt tihedaid uriiniproove. Sest et eelmine kord kõik algaski sellest, et mul oli mingi imepisike valk uriinis, millest me välja ei teinud, sest vahest ikka satub mingisugune väike valguke sinna. Aga juba 1,5 nädalat hiljem oli laps surnud ja nii kriitiline seis. Et see võib nii kiiresti tekkida, et ma nagu väga tahaks seekord silma peal hoida ja ei tahaks midagi 2 silma vahele jätta. Nii et sealt maalt edasi juba tihedamalt jälgida. Nüüd ma saan, nüüd ma juba tean, on ju, et ma saan ise kodus vererõhku mõõta või nii kui tursed tekivad või kui mingi häda on, siis me ei hakka isegi nagu kahtlema, vaid kohe kliinikumi nagu kohe erakorralisse, kui midagi on. Praegu on nagu konkreetselt pigem karta kui kahetseda. Et kõik võib nii ruttu kannapöördeid teha. Ja nii palju siis sellest. Aga praegu, täna on kõik hästi, nii et rõõmustame selle üle,
üritame hoida seda sihti silme ees, et isegi ämmakas ütles ka, et me nagu mitte, et ei ole mõtet loota, vaid et nii-öelda loodame, et me jõuame sinna 32, 33, 34, 35 nädalani, et siis on juba nagu super hästi. Et muidugi nii tore, kui me jõuaksime päriselt tähtajani, niimoodi, et seda preeglamset ei tule. Aga võttes nii-öelda realistliku eesmärgi, siis kõik sinna 32 pluss nädalasse oleks juba nagu nii-öelda võit meie puhul. Et siis on nagu päriselt nii-öelda juba nagu head šansid, et meditsiini abil jõuaks see beebi siis ilusti tervena meie juurde lõpuks. Vot selline minu esimene trimestri siis seekord on olnud hoopis teistmoodi kui eelnevatel kordadel, mis on iseenesest positiivne, sest mulle väga hästi sobib see, et ma ei iivelda iga päev, mul ei ole süda paha. Amazing. Võtaks selle iga kord uuesti. See mitu kuud diivanil olla ei ole väga tore, aga selleks korraks kõik. Ja kui sul on mingeid küsimusi, siis jäta aga julgelt alla kommentaaridesse. Loodan, et sul oli tore kuulata. Kui sind see teema kõnetas ja kui sa tunned, et sa tahaksid ka edaspidi mu videotel silma peal hoida, siis vaadata kindlasti seda subscribe'i nuppu ja jätta sellele videole like, siis sa ei jää neist ilma. Ja nagu ma enne ütlesin ka, ma üritan ausalt siia YouTube'i ka jõuda, aga sellega on praegu üsna keeruline, aga ma annan endast parima, et teile ka ennast siin ikkagi vahepeal ilmutada, sest mulle hullult meeldib seda YouTube'i asja ajada. Oleks päevas ainult veidi rohkem tunde kui 24. Okei, näeme varsti. Tšau!